Gerdo, sinul on au teha lahti ots fännidele suunatud saatesarjaga Riietusruumi jutud, mida teeme ebaregulaarselt ja täpselt nii, nagu vajadus on hooaja jooksul. Aga sina oled meil esimene külaline ja põhjus selleks on tegelikult üsna ilmne. Paar nädalat tagasi võib täitsa liialdamata öelda, et raputas Viljandit uudis, et Gerdo Juhk on Tammekas testimisel ja fännide hulgas, poolehoidjate hulgas käis üle selline hämmastuslaine, oli ka täitsa kurji hääli. Üllatas sind ka see, et Viljandisse vutikultuuri kiht on nii paks, et fännide hulgas selliseid kahineid tekitas? Ma ei tea, natuke ikka üllatas jah. Naljakas, mul tavaliselt üks asi, mida ma teen, mul meeldib lugeda sealt Soccernetis neid kommentaare. Ma lihtsalt vahepeal, ma arvan, veedan seal päris pikalt oma aega ja loed lihtsalt ja naerad, aga jah. See oli päris üllatav, et Viljandis minu sellise uudise pärast nii-öelda oli nii palju sellist ažiotaaži. Yeah. Saame välja öelda fännidele selle, et homeboy Gerdo jääb Viljandisse. Jah, jah. Otsustasid Tammeka pakkumise tagasi lükata. Jah. Ja räägi natuke lahti, mida klubi tegi selleks, et konkureerida või üritada konkureerida selle Tammeka pakkumisega ja mis siis lõpuks oligi see kaalukeel, mis sind otsustas Viljandi kasuks või lükkas sind Viljandi kasuks otsustama? No klubi käis siin erinevaid variante välja, et kuidas nagu nii-öelda finantsiliselt natukene toetada. Varem juba olid nagu sellised natuke väiksed eesmärgid nagu paika pandud ka siin klubijuhtide ja muu personaliga, et mille poole nagu püüelda, et ma tundsin lõpuks ikkagi, et siin oleks nagu parem nagu edasi areneda veel ja see järgmine samm teha nagu siit, et ja üks kindel asi veel, see tasemevahe, kui oleks olnud nagu see tasemevahe seal Tammekas nii palju suurem, siis võib-olla oleks see samm toimunud ka, aga ma tundsin ise, et see tase on nagu suht võrdne, et mul ei ole mõtet kuskil nagu tormata pea ees. Ja teagi muud nagu oma poisid ka, mina oleksin ära läinud, oleks nendel samamoodi raske olnud. Ma tundsin, et ma peaks ikka siia appi jääma veel. Sa oled mängimise kõrvalt klubis ka noortetreener ja ühes suvises intervjuus, mis oli juhtumisi enne Tammeka mängu, kui sa mäletad, me võtsime seal Kirsimäel selle ülesse. Ütlesid sa, et laste treenimine on üks ägedamaid asju jalgpalluriks olemise juures. Ja nüüd jäädes siia meie juurde, võtad sa ühe grupi lapsi veel juurde ja see oli siis osa nii-öelda sellest klubipoolsest pakkumisest sulle. Kui palju see nüüd selle otsuse juures rolli mängis, et sa jääd siin Viljandis ikkagi jalgpalli sisse, ehkki tööd tuleb natuke rohkem teha? Jah, Tammekas oleks see nagu selles suhtes parem olnud ja, et ma oleksin saanud seal nagu, mitte et ma praegu 100% jalgpallile keskenduks, aga seal oleks saanud veel rohkem nagu seda teha, aga ma tunnen, et see praegu mind nagu ei sega ikkagi, et ma saan nagu teha seda trenni ja mängudel anda piisavalt endast. Et ei ole sellist tunnet, et tulen väsinuna trenni või midagi, et see 2-3 tundi päeval tegeleda nende lastega, see annab niisuguse positiivse laengu, ma arvan. Et ma olen niisugune teistsugune noortetreener ka, et ma käin seal maakoolides nii-öelda, et mul nagu päris oma linnagruppi ei ole, kus nagu et jah, on tekkinud juba oma üks punt seal Kalmetul ja teine, ma loodan, et nüüd tekib seal Abjas ka, kus ma käima hakkan ja Paistus ka, sest Paistus hakkan vist natuke vähem käima, et eks näha ole. Maakoolide lapsed on teistmoodi kui linnas? No ma ei tea, võib-olla on, ma linnalastega ei ole nii palju tegelenud, võib-olla kui ma nendega tegeleks, siis ma saaks öelda mingi võrdluse, aga praegu ma ei tea, ma ei ütleks küll. Hooajaks käib kibe ettevalmistus, klubis on hästi palju uut ja kõige peamisem ja kõige märgatavam väljapoole on see, et uus peatreener on Markoga, nüüd on saanud 2 mängu pidada ja 2 nädalat trenni teha. Millised esimesed muljed uuest coachist on? No siiamaani hea, ma olen vist ise teinud äkki 2 trenni ja 1 mängu, et ma niimoodi ei oska öeldagi praegu päris täpselt, aga minul on esialgu positiivsed muljed ja selles suhtes. Treenid on sellised huvitavad teistmoodi, kõik harjutused siiamaani on sellised, mida ma pole kunagi elus teinud, et selles suhtes on huvitav. Marko on toonud igatepidi uut sellist lähenemist ka siis lihtsalt lisaks sellele, et on uue mehega tegemist. Jah, niisugune vanakooli stiil, jah. Mulle pigem sobib niisugune. Mängisime
paar päeva tagasi Maardu vastu ja esimene mäng, kus sind siis ei olnud, prooviti nii-öelda domineerida, see õnnestus. Teisele mängule mindi teistsuguse plaaniga. Mida sa ise nüüd sellelt hooajalt ootad? Marko on tuntud selle poolest, et talle meeldib mängida lõbusat jalgpalli, ründavat jalgpalli ja ei ole saladus, et Gerdole meeldib väga rünnata. Jah. No see mäng oli nii, nagu ta oli, me läksime seal proovima. Isiklikult mul väga ka välja ei tulnud endal, aga siuke jah, pigem ma arvan, et me peaksime mängima siukest lõbusat jalgpalli ja me olemegi siuke meeskond, kes nagu peaks tuhhi pealt seda mängu mängima, et selline esimese poole mäng, nagu me seal proovisime. Treener muidugi ütles ka, et me proovime ja vaatame, kuidas meil tuleb välja, et ma arvan, pigem selline meile nagu ei sobi, võib-olla mingi suuremate meeskondade vastu, aga kõik, kes on meiega võrdsed või nendega me peaksime ikkagi mängima nii, nagu me teisel poolel Maarduga mängisime ja kuuldavasti nagu ka Pärnuga mängiti. Hooaja alguseni ongi jäänud ju tegelikult sisuliselt kuu ja üks nädalakene veel peale. Premium-liiga alumine ots muutus nüüd nende eelmise hooaja lõpu raputustega oluliselt huvitavamaks. Mis sa julged välja öelda, mis Viljandi tuleviku eesmärk võiks olla sellel hooajal? Ma arvan, et enda peas ma olen mõelnud, et Kalev, Pärnu, mis üks veel meil oli seal? Kuressaare, vot nemad, need kolm meeskonda peaksid kindlasti meie selja taha jääma. Ma arvan, et austusest Tammeka ja Paide vastu ma loodan, et nemad käivad meie selja taha. Aga eks näe ole, eesmärgid tuleb suuremad seada, aga need kolm meeskonda kindlasti peaksid meie selja taha jääma. Nii et me ei räägi sellel aastal enam sellest, et eesmärk on püsima jääda. Ei, kindlasti mitte. Samm kõrgemale. Korraks ja selle riietusruumi esimese saate lõpetuseks nüüd sinna alguse juurde tagasi tulles. Sa mainisid, kui ma panin kaameraid üles, et Viljandi on mõnusam linn kui Tartu. Mis on Viljandis mõnusamad kui Tartult ja mis on tulevikus kui klubis mõnusamad kui Tammekas? Ma ei tea, see aura, Viljandi aura, no kui sa oled ikka Viljandist pärit, ega sa muus linnas nagu väga ei kujutagi ennast ette. Võib-olla mina Tallinnas, sellepärast ma olen Tallinnas ka väga palju olnud ja ma olen tegelikult Tallinnas sündinud ka, aga ma ei tea, niisugust connectionit ei ole nagu Tartuga kunagi tekkinud, et ma olen üritanud sinna kooli minna ja et võib-olla see oli üks asi, nagu, mille pärast sai nagu otsustatud, et nagu ikkagi siin jätkata. Et jah. Kui sa nüüd klubisid võrdled, tingimused on tegelikult ju nii Tartus kui Viljandis üsna samad. On suht sarnased jah, et mõlemal on niisugune nagu nii-öelda, kuidas ma ütlen nüüd, baas. No baas võib-olla oli õigem sõna, aga niisugune, et kõik on nagu käe-jala ulatuses siin, et ei ole üks väljak kuskil ühes otsas, teine väljak kuskil teises linna otsas, et selles suhtes on hea ja Viljandi juures on veel see hea, et on hea väike ja kompaktne linn, et vaja jõusaali minna või mingid muud treeningud teha, et siis ei ole vaja kuskile reisida. Nii et poolehoidjatel rõõmusõnum on edasi antud ja ei ole muud ma loodan küll jah, et kõik annavad mulle andeks, et ma seal käisin. Ei ole muud kui hooaega oodata. Jah, täpselt. Ja kollane särk selga.